tere hommikust, pole ammu siin teiega suhelnud. Või oota, ei, mul oli ju Hauli video tuli välja hiljuti. Ja. Lõpuks läks täitsa meelest ära. Aga vlogi kui sellist pole teinud ma lihtsalt ammu. Ja eile kui mõtlesin, et okei, võiks midagi vlogida, vaatame. Eile me olime küll täiesti kodused, sest et vihma kallas ja Sonja tõeliselt nii hea meel oli kodus olla, et mängida oma asjadega ja turnida ja kõike seda, et veetsime päeva kodus, aga täna mõtlesin, et võiks minna kassikohvikusse. Kohvikusse, jah. Paneme su varsti riidesse. Sest et Sonjale meeldivad kassid ja ise mõtlesin ka tahaks kodust välja minna. Algus ma tahtsin tegelikult Stockmannisse minna. Jällegi mingit asja ostma, aga ma otsustasin, et ei, ma ei osta seda veel. Veel ei lähe. Ja ühesõnaga siis Stockmanni pärast tekkiski see jänku on pesus, jah. Tekkiski see kassikohviku idee, aga nüüd Stockmann jääb ära, nii et ma lähme ikkagi kassikohvikusse. Ja üks Van Goghi näitus on ka mingi Tallinnas, kuhu ma juba mingi nädalake tagasi mõtlesin, et võiks minna. Aga siis me olime sõidus ja ühesõnaga siis me ei läinud ja ilmad olid ka head ja nüüd on ilmad jälle kehvad, et siuke hea vihmase ilma tegevus. Aga seoses sellega, et sellest Stockmannist tahtsin midagi osta, no mis midagi, see on üks kott, mida mul endal on ka praegu see kott. See kingiti mulle kunagi Inglismaal, no jällegi mingi 10+ aastat tagasi. Ja kui alguses see kott ei meeldinud mulle üldse, sest et ma ei teadnud sellest firmast midagi, see on see Longchampi oma. Siis nüüd, või mitte nüüd, aga nüüd suht kohe mingi aasta peale seda, kui ma sain selle koti ja siis ma uurisin, et mis see on ja lalala. Mulle hakkas see meeldima, sest muidugi ilmselgelt mingi brändikas on ja tegelikult see värv ka nagu lõpuks harjusin ära, et ei olnud mingi siuke, et kõik kotid on mustad ja ühesõnaga värvil, siuke rohekas kott on. Ma ei tea, ilmselt olete näinud ka, et nende vlogide jooksul ma siin käinud olen sellega, et see põhimõtteliselt mu ainuke suur kott, mida ma nagu igapäevaselt kannan igale poole ja tal sai nagu lukk andis otsad. Selles mõttes, et lukk ei sulgu. Ma võiks seda proovida muidugi seal nende näpitsatega midagi kuskil pingutada, aga mul pole näpitsaid. Nii et minema vanemate juurde ja siis seal pliiats on siin ja last mu isal teha seda. Et vaatame, äkki saab selle luku uuesti toimima. Aga praegu ta ei toimi ja siis sellepärast ma tahtsin nagu uut kotti osta. Aga see kott maksab sott 30. Ja me olen kindel, kas on sott 30 või sott 40, selles mõttes, et me olen kindel, mis suurus mul on. Okei, 10 euri suurus või hinnavahe pole nagu väga palju. Aga nagu sott 30 sigi mingi koti eest maksta, ma ei tea. Tundub veits liiga palju. Ja siis ma vaatasin Vintedist eile ka neid, seda sama värvi on suht vähe. Teist värvi mul nagu me ei viitsi uuesti harjuma hakata. Ja mu emal on ka tegelikult see sama kott, aga tal on hele hall. Mingi periood emal oli see, et kui ma sain endale midagi või ostsin, siis tal oli see, et ta tahab ka endale. Ja siis Longchampiga selle ma ostsin talle Barcelonast, ma mäletan. Sest ma käisin neid outletides ostmas. Või mulle kingiti ilmselt see ostati outletist, ma ei usu, et seda hinnaga ostati. Ja siis emale ma ostsin sealt sellest Barcelona La Rocca Village'ist. Oli vist La Rocca või? Ma mäletan, neil on igas linnas ja igas riigis nagu erinevad nimetused. Näiteks Inglismaal on see Bicester Village. Ühesõnaga see kott ilmselt jääb nagu ostmata, ma ei lähe isegi vaatama. Ja seal
poes tegelikult praegu Stockmanni vähemalt kodulehel polnud ka seda sellist rohelist. Eks nad nagu muudavad neid värve on ju hooajaliselt. Aga ma ei tea, mingi klassikad võiksid ikka jääda või neil ongi tegelikult jäänud see mingi navy ja must ja midagi veel, aga mis need on nii igavad. Anyways, kott kotiks. Ma ikkagi peale hauli avaldamist ma ikkagi tegin siis tellimuse, ma ootan ikka veel Boostist seda polokraega kampsunit, XS suurust, siis H&M tellimust, ma tellisin need pruunid püksid väiksema suuruse, nii et ta juba mul hakkas neljapäeval pidi tulema, aga ma ei võtnud telefoni vastu, sest ma magasin. Ja nüüd ma loodan, et nad täna panevad pakiautomaati. Mis su käega juhtus? Näita, mis sul on käe? Sa joonistasid käe peale või? No ei ole hullu, mine pane tagasi pliiats. Ja tuli ka Rademari tellimus. Ma läksin puhtjuhuslikult Rademari kodulehel vaatama kevad sügisparkasid ja ma leidsin enda üllatuseks ka seal talveparkad. Et sain siis endale talvejope ostetud ära, talveparka, sest et eelmine parka nagu konkreetselt seal on lukuste asemel on kirjaklamber ja mõtlesin sama Didriksoni firma oma. Ja eks ma näitan teile varsti neid, aga praegu ma lähen sätin Sonja valmis ja lähme kassikohvikusse. See on mu vana Didrikson, tõesti mingi 10 aastat, üle 10 aasta vana. Ja no siin juba nagu näha siis need varuka osa hakkas ära kuluma ja vaadake seda nagu. Ai, siit on see kirjaklamber üldse minema lennanud. Mingi aeg oli ta siin küljes ülemise selle. Igatahes oli tore jope, aga on aeg. Ja siin siis veel üks talvejope, mis ma sain kellegi käest, aga tal on see kaelusosa hästi lai ja mulle ei meeldi. Ja siin on kevad-sügisjope. Aga see on see uus Didrikson. Ma hakkan ta praegu selga panema, sest et mul on juba siin kiletatud ära. Lähme kohvikusse. See on siis kevad-sügisparka, mis ma eile sain. Ja mega odav, 39,95. Täishind oli 99,95. Aga me lähme käsikohvikusse. Ja. Ja siis mul on jalas need tumedad teksad, mis mul olid ka viimases haulis. Ja pruunid. Ja sina näitad ka, mis sul jalas on. Kummikud ja kleit ja. Ja. Retuusid on ka. Ja müts on peas. Ja, lähme. Kisa tuleb ise su juurde. Sonja. Там. Temale saab poi teha. Miau tegi. Ta sekesti. Anname talle ka või? Ta sekisti? Ja.
nii, me oleme kodus tagasi, ma käisin ka pakil järgi, Boostist tuli mulle siis pruun polo, ma proovin selle kohe selga. Ja siis, kui me kodus olime, enne kui siis kõige esimene video algus, ma olin vannitoas, siis mul pesu pesi mingi hullult tundas, ma panin tolmuimeja tööle, enne kui me kodust ära läksime ja ta ikka veel töötab, ma ei saa aru mida ta vahepeal tegi, sest et me oleme üle tunni aja ära olnud. Enne Sonja. Ja see kassikohvik oli väga nunnu, me tellisime küll ainult jäätise koos brauniga ja see polnud tegelikult brauni, see oli lihtsalt üles soojendatud mingi koogik, šokolaadikook, et see toiduosa on seal siuke nagu ta on. Tibu, palun tule eest ära korra, seisa emme kõrvale, seisa emme kõrval, jah, aitäh. Ja, palun ära mine sinna, seisa emme kõrval, kui sa tahad. Nii, aga ma proovin selle XS-i kohe ära. Sonja, palun oota. Sonja, tule palun. Seisa emme kõrval. Jah, või lähed mängid oma mänguasjadega. Ja see kampsun oli juba siis, kui ma tellisin uuesti, ta oli täishinnaga. Aga Boostis on see asi, et kui sa oled tellinud ja sulle suurus ei sobi, siis nad kui sa tellisid varasemalt soodsamalt, siis nad tagastavad selle raha sulle, selle vahe sulle ära nagu. Ja see XS tundub ju palju parem. Ja see XS on palju parem mul ikkagi seljas. Ta ei ole nii lai. Ja need on need siis teksad, mis enne olid. Millega ma visuaalselt nagu nägingi, et ta näeks päris hea välja. See kampsik. Ma ei tea nüüd, kui hea ta siin päriselt on, aga see pole taskud ju. Aga siuke. Ja siis istub mul nagu kordades paremini ikkagi. Vot, nii et selle jätan ka, et võib-olla ta, kuidas ma ütlen, nagu mu peas kuidagi oli ilusam. Eks tuleb proovida teiste pükste asjadega, aga just see materjal on see, mille pärast ma tahan ta jätta. Sest et see lihtsalt nii hea, ma tean, et ja ta on nahavastas hästi mõnus, ta ei ole nagu vill, et merino vill on ikkagi hoopis midagi muud kui tavaline vill. Emme kohe aitab sul selle maha võtta, võtame kõik voodist ära, on ju. Tolmuime ja lõpetas ka lõpuks töö. Nii, tolmuime lõpetas tööd, mul on vaja nõud välja võtta ja samal ajal teen süüa. Ja kui me sõitsime koju, siis ma helistasin ka sinna Itellasse. On ta vist Smart Post. Ja nad ütlesid, et ma küsin, kus mu pakk on, et reedel pidi tulema. Ja siiamaani ma pole midagi nagu kuulnud, et äkki täna tuleb, on ju. Ja siis ta mingi, et siin näitab, et see pakk on kahjustunud. Ma mingi, mida? Ta mingi, ma uurin asja, et vaatan, kus ta on või mis seisus ta on ja siis ma annan teile teada. No thanks, poleks uurinud, poleks teada saanudki. Käisime mere ääres tuulelohet lennutamas, ma siin paar päeva tagasi ostsin tuulelohesuonal ja no mere ääres on nii õhker tuul, et see Tamiil läks 2 korda katki. Ja siis me läksime eemale sealt natuke. Mõtlesin, okei, proovime uuesti. Ja toimis väga hästi. Ja aga selle suure kõva tuulega seal mere ääres see kangas natuke ka rebenes, aga no ikkagi saab kasutada väga hästi edukalt. Ja nüüd tulime siia metsa jalutama. Et siin on hästi tuulevaikne. Otsime jäneseid. Ja? Jänkut otsime ja siis lähme koju. Metsas oleme ja.
Thank you, pesu lahti. Kuna hommikul vihma sadas, siis me läksime Viimsi raamatukokku ja tegelikult ma panin eile või üleeile panin ühe raamatu endale kirja või tähendab, panin järjekorda, reserveerisin endale, et keegi ära ei võtaks seda. Otsustasin võtta siis Emily Henry ingliskeelse raamatu. See on tegelikult selline žanr, mida ma väga ei loe, see on pigem selline romantika mingi teema, aga kuna mulle väga meeldis tema raamat, see Ilmatu võimas ja imeilus elu või mingi selline, ühesõnaga, mis nüüd on kõige uuem ja tõlgiti eesti keelde, siis selle ma lugesin läbi ja kui ma küsisin tegelikult AI-lt, et soovita nagu oma eelmiste kirjanike baasil, mis ma olen nagu lugenud ja siis Emily Henrylt lõpuks küsisin ka, et nagu, et okei, et aga tema et mulle meeldis nagu see raamat, mis sa arvad ja siis ta ütles, et okei, et noh, see raamat, see viimane, see imeline elu, see oli nagu teistsugune, seal oli sellist veits nagu müstikat või nagu salapära ja natuke selliseid nagu keerdkäike, et muidu tema raamatutes tegelikult ei ole, siis mõtlesin, okei, vahet pole, ma annan võimaluse, ma loen selle raamatu läbi, et see pidi olema üks selliseid kergemini loetavaid ja siuke, noh, hea. Ja 3 tükki võtsin emal, eestikeelsed. Need olid seal raamatukogu hoidja soovitab riiulis. Ma küsisin muidu teenindajalt ka, aga nad ei osanud nagu midagi väga, kuna nad ise väga ei loe krimkasid, on ju. Ruth Wary soovitas see naine, aga mu ema on kõik tema raamatud läbi lugenud. See nüüd, aitäh. See on nüüd viimane kirjanik, kelle me leidsime ka Kehra raamatukogu töötaja soovitusel. Ja nüüd ema täna eile luges tema viimase raamatu läbi. Mis sa tahad sealt? Rõdu on seal. Ühesõnaga mingi suvalise võtsin sellise. Louise Candlish Viimane korrus, siis Claire McIntoshi me oleme lugenud Pantvang, see mulle meeldis. Ja vaatame, äkki see meeldib ka emale siis. See on Valede mäng. Ja mingi saksa kirjanik Sebastian Fitzek, Kinni mõistetu. Oot. Nii, et 3 raamatut emale, 1 mulle ja mõtlesin, ma teen siis väikse update'i ka oma aasta nii-öelda soovidest, mille poole ma püüdlesin, mis ma tegin siis aasta alguses selle ühes vlogis või tegingi eraldi video, ma ei mäleta. Ühesõnaga, kus ma rääkisin neist asjadest ja raamatu lugemine on üks, mis ma arvasin, et jääb soiku, sest et ma nüüd vaatasin, mul on 7 raamatut läbi loetud, ehk siis praegu on juulikuu, mul on tegelikult täpselt nagu 1 raamat kuus loetud ja ma lähen edasi sellega. Kuna ma sain tagasi selle, tekkis jälle soov raamatuid lugeda, vahepeal oli see täiesti kadunud mulle, ma ei jaksanud mitte midagi teha muud, kui ainult lihtsalt eksisteerida, siis nüüd jah, selle raamatuga saame augustikuu ka loetud
ja proovin nagu, et ikkagi ees olla, mitte see, et okei, see kuu on käes, ma pean nüüd lugema mingi raamatu, on ju. Siis, mis mul oli, ma mäletan, mul oli reisimine. See on nüüd ka selline, et tahaks, aga ei ole kuskile läinud ja ma ei tea, võib-olla lähme septembris. Mingit kindlat plaane pole, aga see, mis mul oli suveks planeeritud minna enda firma kruiisile, see jäi ära, sest et noh, ma ei tea, lõpuks nagu ma tundsin, et lapsega ei ole nagu väga mõtet. Siis raha kogumine, ei taha rohkem. Raha kogumine on läinud oodatust paremini. Ma arvasin, et see summa, mis mul on praegu koos, et ma saan selle aastaga kokku, aga mul on juba see koos poole aastaga, mille üle mul on nagu meeletult hea meel. Lihtsalt oligi, et kuna ma naasesin tööle oktoobris vist või, ma sain oma esimese palga novembris ja noh, esimesed kuud müüki väga ei toimunud, sisse elamine sihuke, aga nüüd iga kuu aina on rohkem ja rohkem, et selle võrra ma siis olen saanud ka rohkem kõrvale panna, mille üle mul on tõesti nagu ääretult tänulik, et on see võimalus ja noh, et jah, ma olen natuke ka oma igapäevaelu kuidagi budgetit nagu tõstnud selles mõttes, et kui ma varem oli niimoodi, et okei, ma saan selle summaga hakkama, mis ma sain ema palka, mis oli nagu tegelikult päris vähe. Et nüüd ma olen sinna paar sotti juurde lisanud, mõtlesin okei, et noh, et kui jääb üle, siis jääb üle kuu lõpus. Aga olgem ausad, ega sealt väga midagi lõpuks ei jää alles, et kõik, mis ma olen jätnud endale nii-öelda vabasse kasutusse, sellega ma kuu lõpuni kasutan ära, on ju. Et näiteks täna oli palgapäev ja mul oli kontol 90 € alles. Et noh. Ja trenn, jumal küll, see on märtsikuust juba cancel, 2 kuud siis käisin ilusti ja siis, kui tekkis oksetõbi mul, mis mul oli ja reis 2-nädalane, siis peale seda ma ei suutnud kuidagi naasta sinna trenni ja siiamaani ei ole, vahepeal on mõte küll olnud, et võiks minna, aga siis kuidagi teised asjad pigem tegelen nendega. Aga ma ei tea, vaatab äkki kunagi saan jälle sinna trennilainele. Aga see ei ole see kuidagi ei halvenda ei ole mu meeleolu või enesetunnet nagu halvemaks teinud. Et see on selline, ütleme, teadlik valik olnud nüüd. Muidugi alguses oli see nii-öelda sunnitud, on ju, trenni või selle reisi ja haigusega. Kuigi ma tahtsin reisil minna uuesti jõusaali, aga noh, kui ma olen Sooniaga kahekesti, siis see on nagu suht võimatu, on ju, olla kuskil jõusaalis ja siis laps on samal ajal kuskil, kus ta on siis. Ja. Mäletan, mis mul... Soonia, ära anna talle palun saia. Mine palun istu sinna kaugemale Tripolist. Mine istu mujale kuskile. Puhas toitumine täiesti 100%, okei, me kunagi ei ole midagi 100%. Ütleme, et tahad ikka seda anda Tripolle. Palun mine istu vaipa peale. Ütleme, et kuskil 95%. See toitumine on veel puhtamaks läinud, oligi vahepeal oli Soonial siin mingi seedimisprobleemid on ju, nüüd on need nagu nii head, et tuleb vist natuke jälle mitte nii tervislikult teha. Et jah, et see on ka mõjutanud, on ju, tegema paremaid valikuid, kodus toitu valmistama, et ja Bolti tellimine, ma isegi ei mäleta, millal ma viimati tellisin. Et isegi näiteks ongi mingi olukord olnud, et mul ei ole nagu olnud aega kodus süüa teha, et ma ei tea, näiteks liha on mingi sügav külmas või mis iganes ja mul on tööpäev. Ma pigem võtan need pelmeenid ja teen need valmis, kui see, et ma lähen tööle ja ma tellin midagi sinna. Sest et esiteks, okei, võib-olla ta on nagu maitsvam, toitvam mingis mõttes on ju, aga see rahaline kulu, ei.
et peale seda, kui ma olen nagu nii palju suutnud säästa poole aastaga, siis mul on nagu veits sihuke ihnuskoiks olen mõnes mõttes muutunud. Et jah, okei, ma siin kulutasin päris suure summa oma nagu garderoobi peale, aga ma tean, et need asjad on järgmised 10 aastat jälle mu kapis, ehk siis 10 aasta peale see summa ei ole nagu mitte midagi, kui nii võtta. Reisid väikselt ma nagu veits nagu mõtlen, et okei, et kas ma tahan nagu selle 1000-2000 euri kulutada nädalase reisile, kuhu ma võib-olla nagu ei ikkagi nii väga minna. Või ma panen selle raha kõrvale ja ma saan mis iganes SOS olukorras seda kasutada, tulevase korteri või mis iganes, ma ei tea, mis plaanid või ma ei tea, mis elus juhtub, on ju, et nagu selle jaoks säästa, kasutada hiljem neid, kui on tõesti seda raha vaja. Et jah, natuke on jällegi see rahateema muutunud. Ma veel rääkisin, šokolaadisõltuvus, no selle võime ka ära unustada, et see on ikka iga päev läheb mingid šokolaadid lähevad näost sisse, mis siis, et praegu on marjahooaeg, kõik värsked maitsvad marjad on, murelid, maasikad, asjad. Šokolaadi ei asenda mitte miski. Et siuke väike update, ma ei mäleta, võib-olla mul mingi asi jäi mainimata, aga selline on praegu olukord. Söö ära see kallis. Ta võtab selle ära sult praegu. Aga ma sain ka oma viimased paki kätte H&M-ist. Ma ei tea, ma just küll nagu välja väga kahjustada saanud. Aga teeme selle lahti. Ja võib-olla Sonja läheb magama poole tunni pärast, et võib-olla ma siis proovin mingid asju. Aga ma näitan teile ära. Nii, ma võtsin ühe pluusikese, mis on pidžama pluusik. XS suuruses. On nagu XS suuruses, kuna ma arvan, et ta nagu veits venib. Ja täiesti tavaline siuke helesinine topike. Nii, siis et ma tahtsin, et mul oli mingi, ma ei tea, kas mingi 5 euri puudu sellest tasuta tarnest ja siis panin juurde ühe mütsikese Sonjale, nokamüts selline. See maksis, siin ei olegi hinda, väga huvitav, kas siin on hind või? Siin ka pole hinda, okei. Näe, mütsi postsime sulle. Või see on sulle suur, kuule. Maal küll, see on suur sulle. Tule, jätame, kas saame väiksemaks teha. Tule vaatame. Seal oli kirjas, et see on 49–52 cm suurusele peale. Sonja pea on 48. Kuidas seda just nii suur on? Ja siin on järgmine pidžama pluus. Tegelikult ei ole pidžama pluus, aga oi, need materjal siuke, et võib-olla ta isegi kõlba. See on ka XS suuruses. Need kutikesed siit teist ära. Selline. Oi, nii pidi käib. No, igatahes. Okei, võib-olla saab isegi niisama kasutada. Siis on... ma ostsin neid pluuse, mis ma ostsin poes koha pealt ühe 3,99 maksis. Sama pluus oli poes või seal e-poes 2,99 mul mingi okei. Aga see värv oli otsas, nii et ma võtsin musta ja ma võtsin musta S-suuruse. Sest et XS ta on nagu okei, aga mõtlesin, et tahaks nagu veits lõdvemalt mingit ka. Ja siis ma võtsin samasuguse XS valge, sest et S ei polnud valget. XS siuke valge. Et see materjal on tõesti nii mõnus pehme. No muidugi peale pesu võib-olla ta muutub, aga. Ja siis on siin need pruunid püksid. Ma ei tea, ma mõtlen, kas mul on seda mütsi mõtet
tagasi saata, sellepärast et see tagasisaatmine maksab 3,99 ja no ta saab järgmine suvi kanda seda. Ja kui need püksid ei sobi, siis no okei, pükstega koos ma saadan tagasi, aga püksid olid, ma mäletan küll 15,99, küll soodukaga. Ma proovin need jalga. Okei, need püksid on ülevalt nagu mega head, aga nüüd pikkust on natuke vähe, mul on siuke tunne. Ja tegelikult nad nagu, muidugi nad on mingi täiesti triikimata, aga tegelikult nad on nagu hästi mõnusad, tõesti väga hästi ülevalt hoiavad. Me vaatame. Okei, need on ikkagi natuke nagu lühikesed. See 34 suuruse pikkus oli hea, aga need olid ülevalt laiad ja neil on nüüd see, et lähevad tagasi. Need lähevad kahjuks tagasi, nii et ma ei saanudki endale pruune pükse. Aga need on ülevalt nii head. Ja see materjal tegelikult ei olegi, ei no ta on ikka paks, aga mul nagu määtasin, et ta oli nagu veel paksem. Okei, ma ei saa neid. On nagu siuke kukeka vaib. No jah, mis seal ikka. Sonja, tule siia, emme on siin. Anna emme juurde. Jaa. Sonja, kui sa kihutad? Käes on järgmine päev ja me hakkame minema muuseumisse. Ja eile me õhtul käisime Paepargis, käisime õe juures, seal avati uus laste mänguplats ja käisime ühesõnaga seal natuke jalutamas ja värki, ei jõudnudki kuskile mujale. Aga täna siis ma panin selga mänguplatsil käisime. Täna ma panin selga selle polo nähtagi ja selle polo all on tegelikult see must pika võrukaga pluus, mis ma eile ka H&M-ist tellisin. Sest et tegelikult õues on päris jahe ja ma tahan, et mul oleks soe. Ja siis mul on need Paavli kaltsukas saadud teksad. Nagu ma ütlesin, need on mu lemmikud. Või no, kas nad just päris lemmik on, aga väga hästi istuvad jalas. Minu eest 3, ei palju nad maksid? 3 euri vist, jah. Midagi sellist. Ja siis mul on pakitud kott Sonjale kaasa ja enda kott. Ja me lähme Tripoliga jalutama. Ja siis lähme muuseumisse. Van Gogh's Starry Night contrasts the darkness of the village, where only a few window panes of light and various rooms of working had Käisime seal näitusel ära. Ma arvan, ma oleks üksi saanud rohkem keskenduda, rohkem lugeda neid asju. Aga see oli võtlemisi lühike ikkagi. Kuigi ma seal naise käest küsisin, et kas nagu vankrita on okei minna, et on see pikk, ta mingi, no seal ikka on ja. Sest et Sonja pissis täis vankri. Aga õnneks meil on katte. Nii et katte pissis täis ja vanker ise nagu on kuiv. Ja varuriided olid kaasas, nii et kõik läks hästi. Aga praegu lähme läbi selle Baltimaa turu parklasse ja sõidame Kehra. Aitäh, et vaatasid seda vloogi ja näeme varsti uuesti.